Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on eetris. Stuudios on praegult Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius autoportaalist ja pärast saate teises pooles liitub meiega Norman Kolk, kes on Wisedrive'i asutaja. Mis on Wisedrive ja miks on see autojuhile väga kasulik keskkond, kuulete saate teises pooles. Aga täna räägime natuke kasutatud autode hinnast. Ja siis me räägime sellest, et kuidas sünnivad üldse auto arvustused. Siis räägime, mida politsei tegi ühe autotäie pättidest noortega. Ja siis räägime natuke ka sellest, et mis värk on selle TPF-filtri eemaldamisega ja kas see siis muutub kohe järgmisest kuust karistatavaks. Ja Pärnus on läinud natukene tülinaks. Ja isejuhtivaid busse tuleb tegelikult Eestisse veel juurde. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Alustame siis meie sellise nädala juhtumisega, mida me seekord Martiniga teeme koos. Ja, meil sattus juhuslikult kokku, et paar nädalat tagasi oli Äripäevas lugu, kuidas meil on ikkagi majanduskriis, raske olukord ja nii edasi, et võeti sellised külmad kõned arendajatele, et kas saaks sellest toredast majast, mis te ehitate, ikkagi arvestatava jupi alla. Ja tuli välja, et sai küll. Ja sellest meil tekkis mõte, et kuidas praegu oleks, kui me teeksime lihtsalt kõne, et palju me saaksime kasutatud autode hinnast alla. Ja. Ei lähe kohale, ei tao seal auto kõrval reffi ja ei ole nukra näoga ja räägiks, et kuidas on ikka raske ja kriis, vaid lihtsalt kõne ja kõik. Valisime välja sellised kuni 8–10 000 eurot maksvad, hästi tavalised, mõistlikud autod ja valisime välja müüjatest kas siis margi esindused või nagu suuremad, korralikumad kasutatud autode poed. Ja me ei lähe detailides sellest, et kes need olid ja kus, Just. Aga ma arvan, et kõik need nimed, kellele me helistasime, on autosõpradele teada-tuntud kohad. Jah, ja lugu oli, eks midagi pidi ütlema ka, et miks meil on nüüd seda hinda kohe vaja teada, et olime kaugelt kandi mehed ja tahaks nagu ennem selle hinna läbirääkimise ka teada, et kas on mõtet üldse Tallinnasse sõita autot vaatama. Mis siis tulemus oli? Kas autoturul on praegult väga rasked ajad? No selle järgi jääb mulje, et nagu nüüd väga raske ikkagi ei ole või oleme lihtsalt ise nii kehvad läbirääkijad, et me just kõige rohkem saime auto hinnast alla niiviisi külma kõnega 400 eurot ja selline tavaline oli, et paarsada saab alla, et ma ei tea, kas see on nagu muul ajal ilmselt ka nagu üsna tehtav asi, ma eeldaks. Minu arust ka on ja võib-olla on asi selles, et tõesti me valisime nüüd välja neid ametlikke kohti, kus ühes kohas, ühe auto kohta mulle öeldigi telefonis kohe, et ei, et see ongi fikseeritud hind, et isegi kui see kohale tuled, ega siin auto kõrval ka ei ole midagi nagu kaupelda, et kõik on nii nagu kuulutuses kirjas, et mis iganes, võib-olla nad siis ongi selline äriplaan, et nad ei mängi seda nagu pigem eramüüjad mängivad seda mängu pokker või nagu turg, et paned mingi hinnaga ülesse, eeldad, et tegelikult oled nõus juba 1000 alla andma, ostja hakkab helistab, arvab, et sealt kauplen raudselt 2000 alla ja selline turu kauplemine. Mul muidu eelmises saates, kus me rääkisime natukene Volvodest ja kasutatud Volvodest, siis mulle tuli meili tuli kohe üks soovitus, mida vaadata, ja see oli samast kohast see auto muide, kus ei tulnud midagi hinnast alla ja seal öeldi, et ilmselt kaupleks sealt ka veel paar tuhat alla. Aga see oli ka märksa kallima klassi auto muidugi. Ja. Et see 400 eurot, mis oli siis 8400 eurone auto, öeldi, et 8000-ga saaks kätte ja kui siis Martin tegi selle kõne, et kompas natuke piire ja küsis, et aga kas 7500-ga ka saab. Kas vastus oli konkreetne või tundus, et kui oleks kohale läinud, siis oleks veel saanud? No minule ei mulje, et see auto oli selline, millel see hind oli natuke nagu ülehinnatud. Et ma ise nagu, muidu ma arvan, sellise hinnaga ei oleks nagu nõus seda ostma. Ma isegi kaaluks seda 7500-ga väga hoolega mõtleks selle peale. Aga pigem tundus, et kõne järgi nagu mitte. Öeldi, et ikka 1000 alla ei tee ja kõik.
jah, et meie hüpotees, miks me seda nagu tegema hakkame, see oligi pigem see, et mitte nüüd kõik oleks tohutult käpuli omadega, et me loomulikult me ei tahagi, et niisugune asi juhtuks, vaid pigem see, et eks siin, kuna see kriis tuli nii äkki peale, et äkki on käibevahendite, mille iganes jaoks vaja laoseisu lihtsalt vähendada, et sul ei oleks sellised tohutud platsitäied autosid, mille all raha kinni on. Aga tundub, et vähemalt telefoni teel hetkel suuri allahindlusi ei saa. Aga minge proovig koha peal või siis ostke eraisikutelt, mis on riskantsem, aga saab võib-olla parema kindlasti tingimisruumi ja seda on kindlasti nagu rohkem, et seal müügipõhjused on kindlasti inimestel nagu erinevad. Nii, mis meil järgmiseks teemaks? Räägime sellest, et eelmine nädal 10. juunil pidas politsei väga efektselt Tartumaal kinni ühe Audi, milles oli 5 tegelast seest, kes jooksid sinna kuskile põllu peale ja metsa minema. Aga selliseid ja nii pikkasid tagajäämisi ikkagi näeb ikkagi suhteliselt harva. Jaa, ma kasutasin siin saate sissejuhatuses võib-olla natuke ebaõiglaselt nime, et auto täis pätte, et tegelikult oli pätt küll ainult see, kes roolis oli ja võib-olla need teised, kes olid sunnitud tema kaasa sõitma, ei tahtnudki seda tagaajamist läbi elada, vabandan nende ees. Aga jah, politsei nägi Tartus autot, mis oli registreerimata, andis peatumismärguande, autojuht ei reageerinud, asus eest ära sõitma Tartu kesklinnast Võru suunas ja siis kõrvalteedele ja politsei pardakaamerast on video, kuidas siis Audi sõidab mööda ühte kruusateed ja ette on pargitud politseibuss, Mercedes oma, ja sellel hetkel, kui Audi üritab selle bussist ikkagi natuke tee perve pealt mööda minna, siis politseibuss lihtsalt liigub umbes 1 meetri edasi ja lükkab selle auto väga sujuvalt. Ma eeldan, et seal oli ikkagi politseil aega hinnata, kuidas seda olukorda lahendada, et väga sujuvalt lükati see auto põhimõtteliselt teelt välja, seal oli heinamaa, mingit selles mõttes üle kaela käimist ei ole ja siis, kui need uksed lahti lendasid ja riburada pidi mehi hakkas metsa jooksma, siis Aga siin nagu tasub tähelepanu seda, et kui vaadata seda videot, siis tegelikult linna vahel võttis politsei päris rahulikult, et ei olnud seda, et iga viimase, kui veretilgani peab tal olema seal sumpsis kinni ja et ikka pressiks ta kuskil kohe siin samas, vaid väga rahulikult sõideti see auto juhatati linnast välja ja siis kuskil väga kõrvalises kohas lükati maha. Et selles mõttes, et tundus nagu väga profilt tehtud. Jah, ilmselt oli ka näha, et see auto väga suurt kiirust sisse lõpuks ei suuda saada ja täpselt linnast tal ei ole võimalik nagu väga ära kaduda. Patrulle on palju, et sa saad anda üle järgmisele juhul, kui jääd kuskile toppama, et oli õpetlik ja mida juht siis ütles, miks ta eest ära sõitis ära sellepärast, et tal oli rikkumisi all ja ta kartis trellide taha sattumist. No see tahaks öelda, et jah, et peaks varem mõtlema. Aga kuule, räägi nüüd ruttu ära see lugu, et kas siis, mida meil ka siin kindlasti kohalikud influencerid peaksid hästi teadma, et kas nüüd 1. juulist muutub DPF-filtri eemaldamine ja kiibituuning karistatavaks? Jaa, see seaduse säte pidi jõustuma, mis kui see DPF-filtri lased töökojas välja lõigata, et tihti seda ülevaatusel ei ole aru saada, kui just ülevaatuse mees ei ole nii tark, et oskab seda vaadata, et näidud võivad isegi olla normide piires. Aga oli plaanis, et see muutub karistatavaks, mitte küll inimesele, kes selle autoks sõidab, vaid töökojale, kes seda tööd sooritab. Ehk siis ei saa enam pakkuda teenust, mis puudutab DPF-filtri eemaldamist. Sinna alla oleks käinud ka kiibituuning ja selgituseks see, et see rikub tehase poolt ette nähtud heitmenorme, aga see seaduse muudatus on praegult taaskord mingi suurema paketi sees ja selle vastuvõtmine on edasi lükatud. Maanteeamet ei osanud öelda, millal see võiks lõpuks seaduseks vormuda, nii et palun, ärge eemaldage oma DPF-filtreid, aga 1. juulist see veel karistuse alla ei lähe. Ma lihtsalt kiirelt lisan, et minu meelest võiks ikka endale autoga teha ükskõik mida, aga kas sa sellega sõita võid kuskil, see on juba teine asi, et kui ma tahan sellega sõita kuskil omaette üksinda põllu peal, siis andku minna. Need heitmed lähevad ikkagi meie kõigi taevasse. No okei. Nii, teeme väikse pausi ja oleme tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi oma saate teise plokiga, millest räägime.
räägime näiteks Audru ringrajast. Räägi nüüd see lugu ära, et mina olen igal pool kerib juba nädalaid ja nädalaid see lugu, et Audrus on ringrada ja selle ümber elavad inimesed ei ole absoluutselt rahul sellega, et uskumatu seal ringrajal sõidavad autod. Ja teevad müra. Jaa, see on üks probleem, mis on tegelikult õhus olnud aastaid. 2012 lõppes raja rekonstrueerimine, tegelikult on ju seal olnud rada juba 90ndate algusest ja tegelikult veel on nii-öelda Sauga kolmnurgas sõidetud juba, kuidas ma ütlen, Pätsu ajal. Siis lihtsalt kasutati avalikke teid, need suleti ja muudeti võidusõidurajaks, et see ringrada ei ole ju sinna tekkinud aastal 2012, aga juba 2014. aastal oli seal probleem, et väidetavalt on kohalike arust müra liiga palju. Nüüd on algatatud taas allkirjade kogumine petitsioon.ee keskkonnas, kus siis kohalikud nõuavad müra, saage aru, müra vähendamist. Aga mis siis tähendab, kas mingite tõkete, muldvallide või ükskõik mis asjade ehitamist? Petitsioonis ei ole seda kirjas ja kui ma küsisin sellelt MTÜ-lt, oli, kes selle taga on, mis esindab siis oma sõnul kohalikke elanikke, vastus oli hästi lakooniline, et nad ei nõua ringraja sulgemist, nad nõuavad müra vähendamist, aga kõikides muudes täpsustustes peaksin ma küsima linnavalitsuselt. Küsisin siis Pärnu linnavalitsuselt, mis seis sellega on ja Pärnu linnavalitsus väidab, et see rada ei vasta päriselt detailplaneeringule, tuleb ehitada müratõkkeid juurde, müranormid lähedal asuvate elamute juures ei ole olnud päris korrektsed, et tegelikult on ringrada nüüd teinud seal mingeid muudatusi, aga lihtsalt ei ole tehtud uusi mõõtmisi. Et sellepärast on see hetkel nii-öelda protsess veel pooleli. Ja kui siis kaasasin kolmanda osapoole ehk siis ringraja, et ta seda asja natuke selgitaks, siis Andres Hall, kes on selle asja juht olnud alates algusest peale, kui see rekonstrueerimine algas, ütles, et siin on nii palju segast ja kummalist infot, et meil jätkus juttu pikemaks. Üks suur probleem on see, et vahepeal toimus meil haldusreform, mis tähendab, et rada Andres Halli sõnul vastab täielikult detailplaneeringule, müratõkked vastavad detailplaneeringule, mis koostati Audru valla alt. Siis liikus Audru vald Pärnu linna alla ja hakati millegipärast nõudma juurde asju. Kas Pärnu linnal on siis mingid teised nõuded ja standardid? Vot sellest ma täpselt aru ei saanud, aga Andres Hall on enda sõnul ka need asjad ellu viinud, et iga aasta on nad vabatahtlikult ise seal suurendanud igasugust müratõkkeid, on karmistanud pidevalt, ega seal ringrajal sõites on autol ka müranorm, et see, et sa oled ringrajal, isegi kui sa sõidutad selle auto treileriga kohale, millel ei ole ju, ütleme võidusõiduautodel ei ole ülevaatust ja siis on ikkagi oma normid, mis rajasõiduks peavad vastama ja kui need on liiga kõrged, siis sind rajal ei lasta. Et väidetavalt on ka neid kogu aeg karmistatud, lisaks ütles Andres Hall, et rada võiks seaduse järgi olla ju avatud kell 7 hommikul kuni 23 õhtul, mis on see aeg, mis ei ole öörahu. Ja nad ise on pannud selle tegelikult, et kell 10 kuni 8 õhtul on rada avatud, ühesõnaga Andres Halli arust on kõik tehtud nii reeglite päraselt kui võimalik, pluss veel lisaks vastu tuldud. Aga on nüüd aru saada, mis saab nüüd edasi, et või kas üldse saab midagi edasi? Seal on veel lisaks, seal on veel probleem selles, et kuidas neid müratasemeid arvestatakse, et ringraja sõnul on see mõõtmismeetodid ühesõnaga ühegi mõõtmise järgi ei ole nad tegelikult ületanud norme, kuigi linn seda väidab. Lihtsalt seal kasutatakse erinevaid lähenemisi. See on ametlik norm ja teine asi on siis see, et mida enam sa emotsionaalselt enda kõrvaga seal kuskil tajud, ma kujutan ette. Ei, seal on, kas on koondmüra ehk siis terve päeva jooksul mõõdetud mingi foon või siis hetkeline, et kui see, ma ei tea, konkreetne auto läheb majast mööda, aga isegi sellised kohad, mis need üle normi olid, me räägime seal minust oli koma kohta 0,5 detsibelli rohkem. No praegult petitsioon, allkirjade kogumine käib ka ringraja toetuseks. Pärnu linna vastus oli, et loomulikult tuleks mõlemad osapooled saada nüüd ikkagi ühise laua taha, aga ka Pärnu linn näeb, et seal on hetkel see seis nii nugade peal, et nad ei kujuta ka, jah, peab kokku saama, aga mis sellest saab, et mõlemad pooled on ennast ära barrikadeerunud ja ühesõnaga
ma arvan, et see jama kestab seal veel kaua. Me jääme siis ootama, et mis seal siis saab ja kuidas see asi ühel päeval laheneb. Aga me lubasime saate alguses natuke rääkida autoarvustusest ja seda mina näiteks Geeniuses olen aru saanud, et telefoniarvustused ja autoarvustused on väga erinevad maailmad. Et kui sulle antakse telefon testimiseks, siis kellelgi ei ole mingeid ootusi ega nõudmisi sellele ega seda, et kas sina vastad oled sobilik selle brändi telefoni arvustamiseks või ükskõik midagi sellist, et väga selline, kõik on väga lahtine. Tee ise ja tee, mis tahad, aga ma saan aru, et autodega on asi hoopis teistmoodi. Jah, natukene on, võib-olla on see väikse riigi mure, ma küsiks muidugi telefonide kohta, et kas sa tead, kas see on lihtsalt aastatega on Geeniuse digiportaal saavutanud sellise positsiooni, kus ei öelda, et aga kui sa tuleks praegu uue tehnikaportaaliga, et siis natuke üritataks. Et see on eos juba summutatud. Ma ei oska nagu öelda seda, jah, ma ei tea, et eks vanadel aegadel ja mujal ei olnud ka nagu muret. Jah, et Eestis on natukene liiga traagiliselt võetakse seda proovisõitude, kuidas ma ütlen, hinnanguid. Et ühtepidi kindlasti ma väga loodan, et kui ma kirjutan või keegi meie autoritest kirjutab autotesti, siis inimesed seda loevad ja võtavad seal oleva infot teadmiseks. Samas on auto niivõrd kallis ja harva ostetav ese, et kui inimene kas otsustab seda autot osta või mitte osta ühe testi põhjal ilma, et ta seda läheks vaatama, ise proovima, ise hindama, no ma kahtlen, et kas sellist inimesi on. Mida ma nagu tähele pannud on see, et on mingid asjad, mis on halvad, et üks asi on kriitika ja teine asi on halb, on huumor, sest huumor ei pruugi kokku sobida mõnede inimeste arvates näiteks mingi brändi nägemusega, et ja kui sa kirjutad, teed natuke nalja, siis pärast on täitsa nagu selline tore nali muidu lihtsalt, aga see nali nagu ei sovi kokku see huumoriga, oodatakse pigem sellist kuiva ülevaadet, mis on sellise turvalist. Selline pressiteate pikendus, kus sa lähed ja teed veel ise pildid ka. Jah, tahetakse turvalist asja ja samas kõik autoajakirjanikud, vähemalt meie siin elame, võib-olla selles vähemalt unistame sellest teisest äärmusest, kus on siis näiteks Top Gear, et me võime teha mida tahes ja me võime öelda mida tahes, kui meil on selleks alust, et lihtsalt puid alla panna selle pärast, et nii on äge. Seda me ei ole teinud, aga mõned korrad on sattunud niimoodi, kus me teemegi päriselt arvustuse ja põhjendame ära, miks me nii ütleme. Siis vastuseks me saame kriitikat, et tegemist on subjektiivse arvamusega ja ajakirjanik ei ole olnud objektiivne. Aga need korrad... Aga test alati ongi väga subjektiivne asi. Aga need korrad, kui on olnud positiivne arvustus, siis on see millegi pärast objektiivne. Ei tule häda, et oi, see on küll väga subjektiivne jutt. Et hästi, tegelikult on see päris keeruline probleem, sest minule tegelikult meeldib inimestega hästi läbi saada, aga mõnikord me oleme ikkagi olnud sunnitud, kuidas ma ütlen, mitte jala maha lööma, vaid lihtsalt siis loobumagi mingitest testidest, sest et me ei ole nõus kirjutama nagu, et sobiks brändiga kokku ja oleks lihtsalt mingi pressiteate pikendus, siis lihtsalt see on siis põhjus, miks paljud autod, mitte paljud, aga mitmed autod ei jõua lõpuks näiteks Geeniuse autoportaali. Muuseas, ja ma lisan lõppu hästi kiiresti, et ilmselt selle tõttu on näiteks Ameerikas, ma olen kuulnud, on on eraldi firmad, kes toovad testisõidukeid, nii et sa ei suhtle mitte kunagi esindusega ja sa ei pea nägema, või PR inimesed hästi läbi saama, vaid selleks on eraldi ettevõtted. See on juttu, mida jätkuks palju kauemaks, aga ma lihtsalt ütlen ära ka, et Kadriorus tuleb isejuhtiv buss ka, sest ma lubasin seda saate alguses samamoodi. Selge, aga kohe oleme tagasi ja räägime Norman Kolkiga. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi eetris ja nüüd on meil stuudiosse tulnud külaline. Külaliseks on Norman Kolk, kes on Wisedrive nimelise keskkonna asutaja. Ma ei hakka ise siin sissejuhatust tegema, las Norman ise räägib, mis asi on Wisedrive? Kuidas te liftis tutvustate ennast suurele investorile? Ja kõigepealt tere Tarmo, tere Martin, tänud vastu võtmast. Wisedrive siis on keskkond, mis aitab siis kokku viia autoomanikud, kes soovivad autole hooldust või remonti ja siis teiselt poolt töökohad, kes siis nii-öelda nendele päringutele pakkumisi saavad teha. See siis peaks vabastama, nagu ma saan aru, inimese sellest, et mul on siin vaja mootori rihma vahetada ja siis ma lähen töökotta X,
siis saan sealt mingi numbri, siis ma lähen töökotta Y, nemad annavad ühe numbri, siis ma mõtlen, et äkki saan kuskilt veel odavamalt ja siis käin vaatan veel läbi, et kogu selle protsessi, ma saan aru, te peaksite siis lihtsaks tegema. Täna me nii-öelda alustame siis selle hoolduse ja remondi poole pealt, et seda lihtsustada, et see, kuidas me selle ideeni jõudsime, oli puhtalt minu enda vajadusest, et vahetasin automarki ja oli vaja teha suur hooldus ja samamoodi ma hakkasin guugeldama, möllama, et otsida nii-öelda üles need õiged nii-öelda siis töökojad. Kuskil mingit infot töökoja kohta pole, et kas ta on nagu hea, usaldusväärne, kuidas ta tööd teeb, kas ta teeb õigeid asju. Ja võttis päris palju aega ja ise nii-öelda autoentusiastina arvasin, et nagu leian õige üles, aga see on üldse nii lihtne ja siis nii-öelda teise co-founderi Keviniga nii-öelda istusime maha ja hakkasime seda asja nii-öelda nagu Excelisse lööma ja paika panema, ja siis täna oleme jõudnud siia. Ma saan aru, et hoolduste juures tegelikult on see probleem päris suur, et see, et kas sa käid ühte hooldust mis seal ongi võib-olla lihtne õlivahetus ja paar filtrit ja midagi sellist, et käid tegemas kuskil margi esinduses või tegelikult väga viisakas kohas, kus seda tehakse võib-olla isegi poole odavamalt või kui suured need hinnakäärid sul olla võivad? No tegelikult need hinnakäärid ei ole väga suured, et kui võtta nüüd ütleme see meie sihtgrupp, mis on 5+ aastat vanad autod, et seal tegelikult on juba esindustel ka väga suured allahindlused, et tööde pealt seal -25-30%, seal varuosade pealt samamoodi on ju, et lihtsalt paljud inimesed võib-olla ei julge, kes on kasutatud autoomanikud, ei julge isegi esindusest hinnapakkumist võtta, aga tegelikult on ka meie keskkonnas need esindused esindatud ja nad saavad näha, et tegelikult need käärid ei pruugi olla suured, et võib-olla mõnikümmend eurot on ju, et aga asukoht on esinduse poolel näiteks mugavam või mis iganes see valik siis on. Kui palju teil neid töökodasid praegu seal taga on, et kui ma nüüd paneksin täna, ma tegelikult juba tegin seda, aga kui ma nüüd paneksin täna sinna panen täna endal sinna mingi remonditööle pakkumise ülesse, siis kes need on, kas seal on taga on 3 töökoda, on seal 30 või kuidas see on praegu? Täna on liidetud keskkonnaga 24 töökoda, et olenevalt siis margist me siis filtreerime välja, et kui sul on näiteks BMW, siis me Audi esindustele ei saada seda või Audi ütleme töökodadele, et aga ütleme circa selliste, ütleme võtamegi näiteks Audi või BMW, et siis kuskil 10 töökoda ikka teevad sulle pakkumist. Ja need 24, kas pigem margi esindused või need on sellised iseseisvad töökohad? No ütleme nii, et suurem lõviosa on täna ikkagi iseseisvad, aga meil on ka margi esindusi. Ja kui raske sellises väga nagu mugavas sektoris, mis on aastakümneid toiminud, on saada neid sinna taha, et nüüd on meil keskkond, liituge, hakake arvutiga tegelema, peate väga konkreetselt ju läbi mõtlema, mida te sinna pakute? No jah, see idee tekkis tegelikult isegi üle 2 aasta tagasi, et me oleme seda põrgatanud siin päris pikalt ja jõudnud nagu väga sellise enda arust nagu hea tooteni, et eks ikka töökojad on esialgu kahtleval seisukohal, kui helistad neile ja ütled, et me teeme sellist asja. Õnneks väga palju on tulnud meil läbi soovituste, et me oleme saanud nii-öelda jala ukse vahele, aga kui me juba koha peal oleme, näitame oma nii-öelda seda olemasolevat asja, siis see protsess ei ole olnud väga keeruline. Pigem on esindustes keeruline, sest seal on rohkem bürokraatiat, see peab mitme laua tagant läbi käima, otsustamine võtab kauem aega. Kui te läksite nende autofirmade juurde, kas neile see mõte meeldis, pidi neid veenma või te lahendate tegelikult ka nende probleemi ära? Jaa, neile meeldis, ütleme süüksele 98% meeldis. Paaris kohast saime nagu sellise eitava vastuse, aga see oli pigem juba telefonidel, et isegi ei võetud nii-öelda laua taha, aga ei, neile muidugi meeldib, sest nad näevad ka seda probleemi, eriti just need, kes teevad hästi ja me kindlasti suudame nagu pakkuda lisandväärtust ka esindustele ja iseseisvatele. Nii, mina tegelikult täna panin sinna üles ühe remondi pakkumise, et oleks vaja üks parkimisandur välja vahetada. Oletame nüüd, et seal ma saan ühe töökoja või mitu töökoda, valin seal välja endale mis on mul kõige lähemal või muidu mugav ja kes saab kõige varem selle ette võtta ja ilmselt ma arvan, et seal see hind ei olegi nii oluline nüüd, aga kuidas nüüd sel hetkel see arveldamine hakkab käima, kui ma lähen sinna kohale, tehakse töö ära, et kuidas see käib? No täna me ei ole arveldamist enda peale võtnud, et kuna me alustame nii-öelda selle MVP-ga siis või selle esimese tootega, siis ikkagi käib nii, nagu täna käib, et me lihtsalt ühendame kliendi ja töökoja, sa lähed sinna kohale, tehakse asjad ära, maksad seal koha peal ära ja siis ongi nii, et ühesõnaga, et see ei ole nagu näiteks Airbnb või Bolt põhimõtteliselt, et arveldamine käib nende platvormile, vaid arveldamine käib nii nagu ikka. Ja läheb see teenus nüüd kuidagi minu jaoks kallimaks ka, kui teie seal vahel olete? Kliendi jaoks ei muutu kallimaks, et töökoda on see, kes maksab siis meile nii-öelda toodud kliendist siis või võidetud kliendist oma tasu
et autoomanikul on see täiesti tasuta, et seal meil on palju nii-öelda funktsionaalsusi, mida me tahame siin lähiajal lisada, et sinna hulka kuulub ka see makselahendus, aga see on juba nii-öelda niisugune lähitulevik, et vaatame jooksvalt. Panin ka mina täna hommikul pakkumise üles, mul on märksa suurem töö, mul on võrdlemisi haruldase margil vaja vahetada mootoririhm. Suur töö, tean, et päris kallis. Kaua ma nüüd ootama pean või kui kaua see minu pakkumine üleval on ja millal ma tean, et tegelikult ei taha seda tööd mitte keegi teha? Päring, sellest hetkest, kui sa päringu välja saadad, on töökodadele 24 tundi aega pakkumist koostada. Me oleme näinud praktikas, et see tegelikult juhtub mõne tunni jooksul. Esindustesse on isegi süke minutite küsimus, et 15 minutit kuni pool tundi osades esindustes. Ja sellel hetkel, kui pakkumised sul ära saadetakse, siis sul on põhimõtteliselt kokku aega 48 tundi nii-öelda otsustada, et kui sul päring läks välja, töökoda tegi tunni aega pakkumise, siis on 23 tundi järgi, pluss siis see 24, mis sulle juurde läheb, ehk siis 47 tundi on sul aega otsustada. Ja kui sa ei otsusta, siis need aeguvad ära, töökojad saavad teate, et inimene ei valinud, aga samas sulle jääb see pakkumine üles sinna kuuks ajaks ja siis sa saad hiljem, kui sa nagu tahadki minna juba, siis saad uue aja näiteks küsida. Aga kui ma selle pakkumise vastu võtan, mulle mõni nüüd sobib, kas siis tekib kohe ka graafik või siis ma pean ikkagi juba helistama ja leidma omale aja? Ei, nad pakuvad sulle, nad teevad sulle pakkumise koos potentsiaalsete aegadega, ehk siis see, kui sa valid päringust näiteks, et sa tahad minna esimesele võimalusele, sul on väga kiire sellega, ta pakub sul üle homme kella 9 aja, siis sa saad selle valida. Kui palju geograafiliselt, kui palju neist 24 on hetkel Tallinn, kui palju Tartu, muu Eesti? Muud Eestit ei ole, täna alustasimegi Harjumaalt ja Tallinnast, et nüüd jooksvatel kuudel laieneme kindlasti suurematesse teistesse Eesti linnadesse ja ütleme aasta lõpuks on plaanis selline 100 töökoda peale saada, kes katavad siis nii-öelda Eesti ära. Ja neid on lähiajal lisandumas ka? Ja kindlasti. Et ma saan aru, et Eesti mõistes on tegemist on ju unikaalse teenusega, aga kindlasti olete vaadanud, et mis seis nagu maailmas sellega on, et kas mujal on mingid selliseid teenuseid, mis on ka saanud populaarseks või on seal mingid komistuskohad on ikka, mis ma kujutan ette, et see on ikkagi asi, mida on kuskil mujal proovitud teha ja kuidas neil läinud on? Jaa, seda on proovitud teha, ütleme nii, et siin Baltikumis ei ole tehtud, Skandinaavias on Taanis üks sarnane platvorm ja ütleme UK-s on see väga populaarne, et kuna seal on autode arv ka seal üle 30 miljoni, siis seal on niisugune 3-4 platvormi, kes teevad, et seal ühel läheb neist väga hästi, aga nemad teevad teistmoodi, et nad võtavad kõik töökojad peale, et meie ikkagi auditeerime kõik töökojad ära, kes tulevad, teeme taustakontrolli, vaatame, et asi oleks usaldusväärne. Ja Austraalias on üks väga-väga hea nagu sait või platvorm, kes teeb asja hästi, et neid ikka on nii-öelda käputäis, USA-s samamoodi on. Et aga just see piirkond, mis meil siin on, ütleme just see Põhja-Euroopa ja ütleme, see on ikkagi suhteliselt katmata. Mis selle asja juures nagu kõige suurem oht on, et see asi ei hakka tööle? Mida te näete kõige suurema sellise komistuskivina? No esialgu meie jaoks see kõige suurem komistuskivi oli see, et töökojad ei võta seda vastu, et nad ei ole nõus sellega, et sarnaseid asju on nii-öelda tehtud, mingisuguseid, ma ei tea, päring.ee näiteks ja et midagi sellist, et me nagu üritamegi ikkagi võimalikult palju nagu lisandväärtus pakkuda nii autoomanikule kui töökojale. Ja me oleme valideerinud seda asja nagu turul nii-öelda juba mitmel suvel, et me oleme näinud, et nendele hüpoteesidele, mis me oleme seadnud, on tulnud nagu ka reaalsed nagu faktid taha, et siis täna me ei näe väga suuri ohte, et täna me peame jõudma klientideni, ehk siis autoomanikeni, töökohad on meil taga, neid me liidame järjest juurde, et eks jooksvad kuud nüüd näitavad siis, kas tekib mingisuguseid erroreid. Mulle endale nagu tundub, et kui ma lihtsalt nagu peale vaatan, siis mõnes mõttes tundub on ju väga mugav, on ju, et sa ei pea nagu üldse käima kuskil ja sa saad enam-vähem mingi täpselt sellise, isegi kui sa mõtled, et kas ma nüüd teen selle asja ära või ei tee, mingi asi, mis sa näed, et kohe veel ära ei lagune, aga tead, et ühel hetkel võiks teha, enam-vähem samasugune asi, nagu mul on see parkimise andur, et ei juhtu midagi, kui ei tee ära, aga saaks vähemalt mingi hinnasihi, et palju see nüüd maksab ja okei, siis ma võib-olla teeks ära ka. Aga kui palju sa näed sellist asja, et teil näiteks töökoda vaatab, et inimene ütleb, et ma tahaks mingit sellist väikest asja teha siin mootori juures nokitseda ja kui see auto jõuab lõpuks nagu töökotta, siis avastatakse, et tegelikult tuleks siin teha veel seda ja seda, sest need on tegelikult ka läbi. Et kui inimene ise teeb sellise esmase sellise arvamuse, et oi, minul on vaja autol seda teha, siis tegelikult on palju rohkem teha, et kas seal tekib selliseid probleeme, et tegelikult töökoda ütleb, et oleks vaja teha veel väga palju muid asju ja siis tekib selline, inimene saab veel omakorda negatiivse tagasiside sealt.
ja eks neid olukordi ikka tekib, kuna tegu on ikkagi, ütleme, kasutatud autodega, siis palju, ütleme, isegi ma arvan, et see on niisugune kuni 50% autodest, kes lähevad töökotta, selgub midagi hoolduse käigus, et oleks vaja veel teha. Et me oleme nagu natuke ette mõelnud, me tahaksime pakkuda nii-öelda järelmaksu lahendus siis kliendile, et kui ütleme, ta läheb sinna rõõmsalt oma 250 eurost hooldust maksma, tegelikult öeldakse, et sa pead 600 eurost veel mingeid asju tegema, et siis kliendil oleks võimalus nii-öelda seda ajatada, seda makset. Ja teine asi veel nii-öelda see autotransport, et nagu sa mainisid, et tegelikult ei peaks kuhugi minema näiteks, siis me teekski kõik selle nagu inimese eest ära. Teeme siis ühe väikse pausi ja siis räägime sellest rakendusest veel edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Stuudios on Norman Kolk, kes räägib WiseDrive nimelisest keskkonnast aadressil wisedrive.ee. Sa jäid väga huvitava koha peal pooleli enne pausi, et inimene võib-olla ei peakski ise midagi tegema. Et siin tegelikult mul tuli meelde kohe 2 stsenaariumit, üks ongi see, et mul auto on siin, võtke palun ja viige see ära ja tooge samasse kohta tagasi. Teine asi on see, et mul auto on siin tee ääres, et sellise tee ääres asjaga ma saan aru, et ikka ei tegele. Täna ei tegele, aga kindlasti see on jällegi üks asi, millega me ütleme nii, et suur visioon või suurem eesmärk ongi see, et kui kliendil midagi autoga on või mida iganes ta tahab autoga seonduvalt, siis seda ta saabki nii-öelda WiseDrive'ist, et täna me nagu vaikselt liigume järjest edasi, et uusi tükke külge arendada ja lõpuks nii-öelda ei peagi kuhugi mujale pöörduma. See on see asi, et kui sa nagu tee ääre jääd mingi probleemiga, et võib-olla ei olegi mingi kõige suurem probleem, aga ja kutsud endale autoabi järele, lükatakse sul auto sinna peale, no sa oled ka kiiresti, et kuhu, viige nüüd esimesse kohta on ju, et kuhu nagu võimalik on, mis kõige lähemal on ja jumal teab, mis stiilid seal taga võivad olla on ju inimestel, vedajatel, et sind viiakse kuskile ära ja sa oled selles kohas enam-vähem lõksus, et sa ei hakka veel autot kuskile mujale pärast edasi viima. Et see on just nagu see hetk, et et mul on vist nüüd siin mingi probleem on ju, ja ma tahaks nüüd nagu sel hetkel nagu kõige mõistlikumat lahendust, võib-olla see töökoda, mis on mul kõige lähem küll 30 kilomeetri kaugusel, ei ole just kõige soodsam kui see, mis on mul 60 kilomeetri kaugusel, aga tegelikult teeks sama head tööd. Minul oli ennem kõrva, et sa ütlesid nagu auditeerita või päris iga töökoda ei luba, et mis tingimustel peab üks töökoda vastama, et saada teie keskkonda? Seal on erinevad tingimused, ütleme taustakontrollilt siis on see, et me kontrollime, kas esineb maksehäireid, küsime, et mis põhjusel, et ütleme, kui töökoda muidu vastab tingimustele, aga on paar mingisugust võlga üleval, laseme need, palume ära likvideerida, vaatame palgamaksud üle, siis juba lähme koha peale nii-öelda auditeerima. Et kuna meil on nii-öelda Amteliga väike koostöö, siis Amtelil on keretööde poolt väga korralik nagu auditeerimisprotsess. Et me oleme lihtsalt seda natuke kohendanud oma nii-öelda hoolduse ja remondi poolele, et seal ongi sellised väiksed asjad, et sul on tuletõrje väljapääs, sul on tõstukid hooldatud, sul näeb töökoda viisakas välja, ütleme, sul on seal võimalus, et inimene saab seal näiteks aega veeta. Mingid sellist väiksed asjad, et lõpuks siis oleks see keskkond ikkagi nagu usaldusväärne kvaliteet, need töökojad vastaksid nagu meie nõuetele. Just mõtlen, et sealt, et kui tekib mingi jama, siis sealt edasi on ju ilmselt tavaline tarbijakaitse juhtum. Yeah. Et et kui näiteks ma lähen mõnevõrra aruldamise autoga või ma saan sealt tagasi ja midagi juhtub, et siis WiseDrive on lihtsalt vahenduskeskkond, et teie seal ju mingit vastutust sellest, et vastutus vist tekib teataval määral nagu sel hetkel, kui ka raha liiguks läbi teie platvormi, et siis hakkab vist vastutuse nagu mängima teissugust rolli. Mitu töökoda umbes olete läbi käinud praegult? Mul on see küsimusel mõte ka, ma lihtsalt kohe täpsustan. Täna meil on 24 töökoda platvormil, aga meil on, ütleme, käidud, ma ei oska sulle täpselt numbrit nüüd öelda, üle 30 on, ütleme. Lihtsalt mõtlesin see, et sa ilmselgelt tead, sa ütlesid, et oled autodest huvitatud, entusiast, et mis seisus on üldse Eesti sellised töökojad, et kas sa oled sattunud ka ikka päris sellistesse garaažidesse, kuhu sa eales ei julgeks oma autot viia? Meil oli olukord, kus me nii-öelda võtsime ette erinevaid töökodasid, helistasime, ütlesime, et tuleme kohale, vaatasime, et maksud on makstud, palgad on korralikud, jõudsime kohale, seal olid sellised poolemeetrised löökaugud sisse sõites töökoja väljast, see ei kannatanud mingit kriitikat ja me otsustasimegi, et me ei hakka isegi nagu vaeva nägema, et sellist kohta me ei taha enda keskkonda. Aga ülejäänud, ütleme, need, kes meil täna on seal pardal, on ikkagi viisakad kohad. Nagu me oleme ka aru saanud, on Eestis ikkagi nii-öelda paar tuhat töökoda.
see oligi mu järgmine küsimus, et kui palju on Eestis üldse autotöökodasid või kas te võtate ka näiteks seda, et kui ma tahan mingit refitööd, et ongi eraldi refifirmad, mis tegelikult ju muid asju ei tee? Meil täna seda lahendust ei ole, et me oleme ikkagi fokusseerinud oma nii-öelda äri täna nagu remondile ja hooldusele, et kindlasti, kui sa seal paned lisakommentaaridesse, et sa soovid refivahetust ja autopesu ka, siis enamus töökodad saavad sulle seda pakkuda, aga jah, rääkides nendest töökodadest, kes siis nii-öelda Eestis täna on, enamik neist on siis niisugused põlveotsas tegijad, mõned on veel mingid FIE-d, kellel polegi üldse võib-olla mingid ettevõtted, makse nad ei maksa, teevad seal, ma ei tea, 10 eurot tunnis teevad tööd, kliendid lähevad sinna, saavad väga halba nii-öelda teenindust ja hiljem lõpuks lähevad ikkagi kvaliteetsesse kohta, kus nad peavad maksma rohkem, sest on tehtud liiga halvasti. Tahtsin küsida veel selle kohta ka, et ma praegu seda teil keskkonnas ei näe, aga ilmselt sellepärast, et mul ei ole küll ühtegi pakkumist tulnud, aga et kas seal tekib ka selline, saab tagasisidet anda nendele töökodadele? Ja see tagasiside andmine kindlasti on üks väärtuspakkumine töökodadele, et täna ütleme, kui sa viid oma autohooldusse kuhugi, või üldse ei viigi näiteks autohooldusesse, sa saad lihtsalt täna hinnata Google'is suvalise töökoja nii-öelda teenuse kvaliteeti, et ilma isegi seal koha peal käimata. Meie keskkonnas tekib see aus nii-öelda hinnangute andmine siis läbi selle, et kui klient on töökojas ära käinud, ära maksnud, siis tekib võimalus töökoda hinnata. Mitte lihtsalt sisetunde jaoks see, kes jalutas näiteks sellest töökojast mööda, vaid see on enam see, nagu Amazonis on näha, et see klient on ka tegelikult selle asja tellinud ja selle asja saanud ja vastavalt sellele on siis kas positiivse või negatiivse tagasiside. Jah, sest täna ütleme Google või Facebook ei pruugi anda sulle seda täit tõde nii-öelda, et seal keegi on ostnud sisse neid hinnanguid ja täpselt on pannud ühe tärni, et see on täna ikkagi paigast ära. Kuidas te just seda konkurentide asja nüüd, ma mõtlen, et üks autofirma mõtled, ma pakun siin ka rihmavahetust, aga hakkaks vaatama, et mis teiste ettevõtete hinnad on. Kas on sellist asja ka juba juhtunud? Täna veel ei ole, aga me oleme nii-öelda töökodades käinud ka rääkinud, et üritame võimalikult vähe müra tekitada. Eks kindlasti tekib neid töökodasid, kes üritavad näha oma konkurentide hindasid, aga eks me ise monitoorime taustal kõike seda ja me näeme, et kui liigselt tehakse mingit sellist nii-öelda kalastamist, siis me hoiatame ja mingil hetkel siis enam ei luba nii-öelda platvormile. Ma pakun, et need suuremad töökojad, et eks nad päris hästi teavad, et kus nende hinnatase tegelikult on võrreldes teistega, et eks nad on päris hästi kursis ja nendel ju siis nad arvavad, et sellel hinnal on mingi põhjus olemas ja mingi väärtuspakkumine taga, et miks need sellised on. No ideaalis võiks see ju kliendi jaoks praegu ikka hindu alla tuua, kui on selline niinimetatud hankekeskkond, et mitte lihtsalt, et sa helistad ja räägid. Aga kui laiemalt võtta, et nüüd teil on see läks laivi millal? Reedel, jah. Reedel, ega ei tea veel palju on saadetud sinna? On saadetud üle 20 päringu. Okei. Aga edasi, et kas muutudes korraks restardi sarnaseks saateks, et on teil ka juba mingid rahatõstmisplaanid, laienemised, otsite töötajaid? Soome turg. Sest et Soomes ma tean, käivad eriti selliste kallimate hobiautode inimesed käivad tegelikult Eestis töid tegemas. Ja mitte isegi ainult kallimate hobiautod, aga tavalised, ütleme Audi või vaakgrupi omanikud, kes ma tean, et käivad ka samamoodi Eestis autosid hooldamas. Aga jaa, kindlasti, selles mõttes, et kuna ikkagi tegu on liidu ettevõttega, siis me kaasame raha ja nüüd ongi, meil on ilmselt siin augustis üks väiksem tõstmisring ja siis järgmise aasta esimese kvartali lõpus oleks siis suurem, siis kui me tahame juba minna äpiteed ja teha seda asja veel mugavamaks kliendile. Aga laienemine välismaa? Ja laienemine kindlasti, et kuna meil on tugev mentorlus taga, siis on mehed, kes on pikalt nii Skandinaavias kui Baltikumis toimetanud, et seal me peamegi nüüd natuke turu-uuringut tegema, aga ilmselt potentsiaalsed turud ongi järgmisena kas Rootsi või Soome. See on ära ühed idufirma, eks ju step by step sammhaaval, et üks, mis ma näen, siia mahuks ju tegelikult ka veel kindlustused vahele, et kes saaksid ise teada ilmselt mugavamalt, kui palju mingi auto parandamine maksma läheb ja inimene saaks ka ise kohe otse kindlustusega suhelda. Ja, et meil on suured plaanid, aga et ühesõnaga me tegelikult teises etapis, kui me suuremat ringi tõstma hakkame, siis meil on plaanis tegelikult arendada välja digitaalse kahjukäsitluse selline jupp siis, kus siis ongi, et kui kliendil midagi juhtub, siis ta saab seda juba telefoniga teha ja need, kes siis on tema kindlustus
ettevõtte partnerid saavad talle hinnapakkumise teha ja siis ta juba sealt valib välja, kelle juurde ta minna tahab ja millal. Mäletan seda, kui ükskord mul auto oli tee äärde pargitud ja siis lihtsalt üks parempoolne uks sõideti sisse keset ööd ja siis pärast sellega käisin kindlustuses ja viisin esindusse kuskil ja siis mäletan, kuidas see kahjukäsitlejaga olime seal auto kõrval ja siis töökoda ja kahjukäsitleja olid seal koos. No see, paneme selle 1000, krooni aeg oli, paneme selle 1000, võtame selle 3000 see nii, et noh, see selles mõttes, et see mind ei puudutanud, selles mõttes, et ma ei maksnud seda ise kinni, aga see, et kuidas see asi seal käis, see oli nagu väga naljakas nagu kõrvalt vaadata, et no paneme see lepimise kokku siis mingi 15 000 umbes mingi selline naljakas lehmakauplemine. Nii, aga saateaeg on meil läbi, kes tahab ise proovida, asi on üleval, wisedrive.ee, proovisin, väga lihtne on, sisestab põhimõtteliselt autonumbri ja seda, mis sul teha on vaja ja jääd ootama, 24 tunni jooksul peaks tulema vastused, eks me järgmine nädal siis Martini saame öelda, mis pakkumisi saime. Olgu, aitäh Norman, et tulid ja kohtume järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.